Aloha, minu nimi on Kristel Raalaksmi-Titten ja tulen eetrisse imelisest Floridast. Ja ma kutsun ennast sisemiseks alkeemikuks ja ka holistiliseks coach'iks. Ja nüüd olen avardanud siis ka holistilist coach imist ka tegelikult ärimaailma teemadesse. Ja viimasel ajal olen ma nüüd tegelenud väga palju sellega, et ehitada ja toimetada siin oma selle Ameerika äri ja asjadega. Ja ei olegi väga pildis olnud Eesti maastikul, aga nüüd ma natukene hakkan siin tagasi tulema ka Eesti maastikule. Ja selleks on erinevaid põhjuseid ja üks on ka, et tõesti võib-olla see minu kanal sellisel kujul, nagu ma asju vahendan või näen, ka ikkagi Eesti inimesele on vajalik ja just ka sellepärast, et ma elan praegusel juhul siis väljaspool Eestit. Ja see annab selliseid huvitavaid värskeid perspektiive ja nippe ja toimetamisi. Ja praegu see video on siin lihtsalt, ma võtan luubi alla ühe teema ja võib-olla neid asju hakkan siin tegema siis ka regulaarsemalt, vaatan, kuidas see kulgemine on. Aga siin on palju asju praegu, mis on õhus ja vaatan, kuidas nad vormuvad ja mida vaim siis näitab. Ja nüüd üks asi, mis ma tahan öelda, on see, et väga paljud inimesed, kes praegu on silmitsi erinevate terviseteemadega, võiksid võib-olla siis läheneda sellele natukene teise nurga alt. Kuna mul endal on ka siin päris huvitavad ajad sellega seoses olnud, siis ma olengi lähenenud sellele natuke siis teistmoodi. Ja nüüd, kui paar aastat tagasi oli mul koroona, siis ma juba hakkasin märkama ja tegelema selle teemaga sellisel kujul, et haigused kui üldse. Ja eelmine aasta ma ka korjasin koroona üles ja mõlemad korrad ma korjasin koroona üles rahvarohketest kohtadest. Esimene kord siis Mindvalley ülikoolis, kus ühes ruumis koos oli 1000 inimest ja too aeg oli ikkagi veel täisvõimsusel koroona aeg. Ja eelmine aasta siis, kui käisime kruiisilaeval ka, sest seal oli siis koos, ütleme, selle laeva kasutus vist oli kas 3000 inimest või midagi sellist, nii et see on nagu tuleviku reisimise ja tuleviku siis ütleme suurte masside niisugune mõttekoht meile kõigile, et kas ma nagu topin siis oma nina sinna massidesse, kas ja mismoodi oma siis immuunsust ette valmistada, et nüüd holistilise coach'ina ja ka Wildfiti coach'ina on need teemad hoopis teistsuguse siis väärtuse saanud minu jaoks ka. Ja nüüd üks moodus siis, kuidas mina nende asjadega toimetama hakkasin, ma kohtusin selle haigusega siis, kui koroona tuli, ma kohtusin koroonaga täpselt nagu siis olendiga. Ja ma küsisingi, et mis on sinu ülesanne praegu, miks sa tulid, sest iga haigus on tegelikult õpetaja. Ja mis seal toimub, ongi see, et haigus on ju, ta näitab meile, et asjad on paigast ära, asjad on tasakaalust väljas, harmooniast väljas ja haigus on tegelikult, see on viimane faas, kui kõik eelnevad asjad ja hoiatused, neid ei ole kuulda võetud, siis haigus on viimane faas, kus tegelikult keha karjub appi. Appi, meil on vaja midagi teistmoodi teha, mingisugused asjad on vaja siin ära muuta. Ja kui siis ka inimene ei kuula, siis tuleb mingisugune teine järgmine aste siis, et inimene kuulaks, on ju. Ja kui mul oli see esimene koroona, see oli ikka tõesti päris hull. Kui ma ei oleks nüüd abi saanud oma kahelt väga imeliselt inimeselt, üks oli holistiline tervisenõustaja, teine oli siis tavaarst, siis täitsa võimalik, et ma olekski ära surnud, see oli ikka päris hull olukord. Ja ma istusin maha koroonaga kui olendiga ja küsisin, miks ta tuli. Ja ta ütleski, et kuule tüdruk, et see ei ole normaalne, et sa magad 4-5 tundi öösel. Ja ma olin Eestis too hetk, ma proovisin oma Eesti äriasju teha täisvõimsusel, kui sa ei ole mitu aastat olnud ka, siis kõik asjad kuhjuvad üksteise otsa, on ju. Ja kõik inimesed ka siis tahavad näha sind ja tegeleda sinu asjadega. Ja see viis koheselt immuunsuse alla. Ja tema õppetund siis oligi, et uni ja puhkus on oluline.
sa oled eestlane ja sa oled künnihobune naine, ütleme, et siis olin väga võimsalt veel ja meil on vaja natukene nii-öelda susata sind, et sa lõpuks ometi ärkaksid sellest künnihobuse unest ja lisaks siis toimetaksid sellega sellisel kujul, et teistmoodi nagu, et sa hakkad aru saama, et uni on oluline, vanus ei ole enam päris see, sa pead enda eest hoolitsema ja immuunsust on oluline hoida kogu aeg töös ja üle ei saa ennast tõmmata. Ja ma tegin siis selle koroonaga kokkuleppe, et ta võib kuu aja pärast ja ka edaspidi tulla tšekkima mu uneasja. Ja ma panin siis endale graafikusse, et maksimaalne miinimum 6 tundi öösel magada. Ja kui sa oled nagu, kui sa elad oma missiooni ja sa teed kõike nii armastuse ja hooga, siis on vahest üliraske nagu pidurit panna, et magamine tundub täiesti sihuke raiskamine, on ju. Ja siis ma tõesti võtsin selle luubi alla, oma Karmini kellaga ajasin rida ja siis kuskil mingi kuu aja pärast tuli nagu sihuke virvendus, koroonavirvendus, ma veel jäin pikemaks Eestisse, nii et Eestis ta möllas ikka täie rauaga. Ja siis ta tuli tagasi nagu kontrollima, kuidas sellega on ja siis ma võisin talle näidata statistikat, et viimane kuu, võib-olla seal 1-2 ööd oli, kus oli 5 tundi, aga muidu oli sihuke 6 tundi keskmine. Ja siis ta ütles, okei, siis sa oled oma õppetunni kätte saanud ja mu sõnumi kätte saanud, mul ei ole siin rohkem kollitada. Ja teine asi ka, miks ta mu rajalt maha võttis, oli see, et ma olin lihtsalt ennast täiesti amokki tõmmanud. Ma lihtsalt füüsiliselt vajasin puhkust ja ma olingi täiesti siruli maas peaaegu terve nädal aega. Et see oli ikka päris hull. Nii haige ma ei ole olnud, siis ei olnud väga pikka aega. Nii, ja nüüd teine koroona, kui tuli, siis sellel olid teised põhjused, siis uni enam teema ei olnud ja siis oli mul emotsionaalne stress siis oma poole kohaga töö juures ja seal oli siis lihtsalt nagu, kuule, see ei saa enam edasini minna, seal peab midagi muutma. Ja siis mina olin ainus siis, kes seal töötajatest võttis siis ette ja mainis, et okei, muudame siis graafikud ümber ja muutsime oma graafikud ümber. Nii et siis igaüks sai rohkem sellise graafiku, mis talle nagu tegelikult siis sobis. Ja see nii-öelda siis ajutiselt tekitas parema siis töökeskkonna, kus kõik siis olid rohkem rahul ja kus ka mina siis emotsionaalset stressi oli seal siis nagu vähem. Ja teiseks oli samamoodi siis ikkagi mingil tasapinnal, tõmbasin jällegi natuke liiga triiki ennast üle ääre ja energiat siis palusid, et okei, võta siis ette ja sa pead puhkama rohkem. Nii et see puhkuse teema oli ikkagi ka siis veel aktuaalne. Võtsin need kõik ette, kohe kui teada sain, et koroona oli, kohe läksin oma siis Waldviti kevadesse ja talve, veepäevad peale ja nii edasi ja ma tulin sellest välja põhimõtteliselt 2-3 päevaga. Et see oli tõesti ime, nii et isegi koroonatest näitas negatiivset nii ruttu. Nii et selles mõttes ise holistiline coach olemine, et ma ei ole imeinimene, aga kui mul need situatsioonid tekivad, ma saan hästi kiiresti mul tööriistakast, kus siis kohe asjad töösse panna. Ja nüüd miks ka siis need, ütleme, immuunsus veel alla läks, on see, et kui ma muidu toitun hooajaliselt, mis tähendab, et enamus aega ikkagi on mu keha aluseline, siis kui ma lähen kuskile puhkusele ja see on pikem kui 4 päeva, siis ma loomulikult lähen teistesse hooaegadesse, kus on rohkem siis happelist toitu, kehas tekib rohkem happeline keskkond. Ja siis immuunsussüsteem, kui ta on ka veel nõrk mingitest teistest tingimustest, võib selle kogu süsteemi siis päris kõva nii-öelda siis prõmmi panna. Ja nüüd te võite öelda, et issand jumal, siis ma küll kunagi Waldviti teha ei taha, kui sihuke värk on. Aga see ongi, et kui sa oled oma vanas süsteemis, siis sa võid tiksuda seal pidevas marineerimises selles happelises keskkonnas. Aga nüüd, kui sa oled uues, siis su keha on õppinud ära selle termomeetri, ahaa, hapet on liiga palju, okei, meil on hoog vaja maha võtta nüüd ja praegu. Et ta ei venita seda, ta ei lükka seda kuskile umbes ärkad üles, et appi, mul on mingi, ma ei tea, 4. astme vähk või värk on ju.
ta juba enne, kui eos hakkab mingisugune asi toimima, juba paneb pidurit ja kutsub sind korrale nagu. Et selles mõttes Baldwin on küll väga võimas asi. Nii, ja nüüd viimased 2 kuud on mul olnud siin üks uus tervise teema ja see on nüüd hästi huvitav sõnumitooja olnud, sellepärast et temal on olnud mitmeid tasandeid, ta on olnud siis ka uue energiate kohaselt, kuna ma olen uues energias läbi teinud transformatsiooni, siis minu keha ja vaim kogu aeg nii-öelda sulanduvad ja kui vaimul on vaja sulanduda teatud kohtadesse minu keha sees, kus ta ei saa teha seda, sellepärast et seal on ikkagi see vana sodi ees, siis ta peab tekitama mingisuguse haiguse või olukorra, mis lükkab selle vana sodi välja. Sest kui on nüüd siis haigus, siis jälle ma kutsun ennast korrale, vaatan kõik asjad üle ja siis ühelt poolt aitab ta keha valgustada seestpoolt välja see haigus ja teiselt poolt ongi see nüüd niisugune uus asi, mis maailmas on, ta on nagu, kuidas öelda siis, nähtamatu vaenlane, sellest palju ei räägita ja see on selline asi, mis võtab praegu nii-öelda siis maailma vaikselt üle. Inimesed ei tea sellest, nad ei tea ka selle eest siis, kuidas ennast nagu hoida ja ma tegin sellise sügav sukeldumise sellega läbi selle 2 kuuga. Nüüd ma olen sellest peaaegu väljas, veel natuke mingid detoxid ja asjad siin peale teha, siis saab täitsa nagu puhtaks. Aga nagu vau, mis seiklus, nii et ma võib-olla isegi kirjutan selle endal nii-öelda ülesse, et kui tulevikus on kliente, kes sellega ka maadlevad, siis see on tõesti, see on nii õudne, et ma isegi ei sooviks seda oma halvimale siis vihavaenlasele, sest sellest lahti saamine on ikka mega teema. Nii, ja nüüd järgmine teema sealt edasi on siis, ongi nagu siis üks teema, mis ma nüüd järgmine nädal võib-olla lindistan sellega siis ingliskeelse videona. Et inglise keeles olen ma nüüd sellel aastal üles pannud vähemalt 1 video nädalas oma siis Kristal Ra YouTube'i kanalile, et sealt saate, kes inglise keelt räägivad, saate väga palju põnevaid asju, mis ma olen seal jaganud. Ja nüüd üks asi, mida ma siin Ameerikas olen tähele pannud, on just see, et inimesed kannatavad mitte ainult nädal või 2 või kuu, vaid aastaid ja aastakümneid ja 20 aastat ja 30 aastat ja 40 aastat ja 50 aastat ja 60 ja peale. Ja siis nad imestavad, et miks kehad on nii haiged ja kõik asjad tulevad korraga, sellepärast et keha ei ole saanud neid emotsioone ära protsessida või nüüd ütleme ka, et ma tegin ka siin ekstra uuringu, et mis on siis kannatuse põhjused. Ta andis nagu 10 erinevat versiooni, aga ükski nendest ei rääkinud sellest, mida mina just praegu olen kogenud. Kannatuse number 1 aluspõhi on see, et me ei väljenda oma vajadusi. Me ei väljenda oma vajadusi läbi armastuse, teadlikkuse, austuse ja lahkuse. Ja kui me ei tee seda sellisel kujul, siis me neelame nad alla ja need saavad marineerivateks emotsioonideks, mis tekitavad toksiine meie kehades. Ja vastavalt sellele, mis organ on siis kõige aktuaalsem, siis keha saab rünnatud või hakatakse panema siis nii-öelda neid hoiatavaid signaale. Nii et selle koha pealt on siis väga oluline vaadata oma elu üle, kas ma väljendan oma vajadusi, kas ma nii-öelda siis jagan seda selliselt lahkelt ja armastavalt ja austavalt. Ja kui sa nüüd ei ole seda teinud aastakümneid, siis inimesed sinu ümber, eriti võib-olla lähedased, ei ole sellega harjunud. Ja nad hakkavad sellele alguses täiesti vastu võitlema. Ja siis on vaja nagu tõesti hoida seda joont läbi armastuse, teadlikkuse, lahkuse, austuse, jagada, mida sul on vaja, kuidas sul on vaja ja kas ja kes saab siis toetada sind. Ja nüüd, kui välises maailmas ei ole kedagi, kellega seda jagada, siis võib-olla on vaja vaadata sissepoole. Meil on sees kõigil olemas sisemine pere, sisemine laps, sisemine naine, sisemine mees. Ja nemad on meie sisemine süsteem. Kui me nemad korda saame,
siis välised süsteemid hakkavad juba peaaegu iseeneslikult paika asetuma. Kes on siin käinud nüüd aastaid konstellatsioonides, väga hea asi, aga me saame ka teha sisemise konstellatsiooni oma sisemise perega ja ka seal võivad olla asjad nihkes. Väga sageli ma näen näiteks ka, et inimestel on sisemine mees hoopis sisemise naise koha peal, sisemine naine mehe koha peal või on isegi hoopis nii, et kumbagi ei ole seal ja sisemine laps on hoopis seal kohtade peal, kus ta üldse olema ei peaks. Ja kui need dünaamikad endas läbi teha, siis see väline, mis on teie need perekonstellatsioonid ja asjad, need põhimõtteliselt võivad ise paika asetuda ilma suure ragistamiseta, et see on nüüd see uue aja tehnika. Kui sa tahad ise proovida seda, siis sa võid minuga ajakirja panna ja me võime vaadata seda. Nii et sellised väikesed mõtted, nii et kui sul on tervise teema, kujuta ette, et see teema on nagu olend, küsi, mis on tema küsimused ja sõnumid ja vaata siis, mida sa lubad, kas ja kuidas sa saad selle teemaga tegeleda. Ja nüüd see viimane tervise teema ka, ma sain täiesti selge sõnumi, okei, ma pean seda tegema rohkem, ma pean seda siis vältima ja ma pean olema siis ettevaatlikum, mis asjadega on ju. Ja nüüd on siis nii-öelda see hoiatus saadud, asjad on töösse pandud ja teine asi, mis see aitas ka, et see aitas mingi hästi suure sügavpuhastuse teha väga mitmel teisel tasandil ka, et see oli nagu ka hästi huvitav. Et kui on mingisuguseid teemasid või asju, mis on meil liiga palju ja me ei taha neist lahti lasta, siis tuleb midagi, mis koristab nii-öelda siis asjad sellisel kujul ka ära, et selline väga huvitav moodus. Ja nüüd mul on olnud podcast, Aretusseiklust podcast on olnud puhkusel 2 aastat. Ma ei tea, kas ma alustan teda, ma tahtsin alustada teda teisel kujul. Ma proovisin seda tehnoloogiliselt, see üldse ei toiminud. Nii et ma ei tea, see on ikkagi veel nagu küsimärk. Ja selleks, et podcast ikkagi teha sellisel kujul, nagu ma tahaks seda teha, on vaja siis natuke teistsugust süsteemi ja struktuuri. Ma pean vaatama, kas see on ka praegu nagu aktuaalne. Nii et see on veel õhus ja ma vabandan tõesti, et ma niimoodi puhti ära kadusin. Mul tekkisid tehnilised probleemid ja siis oli see koroona ja siis ma võtsin lihtsalt suvepausi ja siis ma olin lihtsalt nii läbi põlenud sellest podcasti tegemisest. Ma tõesti naudin seda, aga ma ei suutnud välja nuputada seda moodust, kuidas raha panna teenima ja siis ta lihtsalt vajas pausi. Nii et vaatame, kuidas sellega läheb. Aga nüüd, kui sa näed seda videot ja see, mida mina jagasin või kui sulle meeldib see, kuidas mina asju jagan ja sa tahaksid hakata saama regulaarsemalt, siis ma võib-olla siis avan teile ligipääsu oma Kristal Ra elustiili klubisse ja hakkan seal tegema siis regulaarselt laive. Praegu on meil käsil niisugune suvepuhastus, kus siis kõik 3 kuud me käime läbi need põhitööriistad, mis siin enamus inimesed, kes mul seal elustiili klubis on juba tuttavad ja see on olnud ka väga huvitav protsess. Mul on iga nädal siis ka väike live, kus ma siis jagan jooksu pealt nii-öelda, mis teemad ja asjad on. Nii et siis on sul võimalus sellega liituda. Selle kuu makse on 14,95 ja siis on võimalus ka maksta seal aastaga, siis on natukene odavam. Nii et see on niisugune võimalus, kuidas olla minuga nagu siis rohkemas kontaktis ja ka väikest küllust siis selle eest vahetada. Seal on hästi palju põnevaid intervjuusid Eesti siis tervisetegijatega eelnevast ajast. See nüüd sellel sügisel saab juba 3-aastaseks meil. Ja seal on hästi palju inimesi, kes on läbi teinud minu sisemise perekoolituse, mis vanasti oli mul 4 kuud, siis Wildwiti koolitusi ja ka siis see mentaalne fitness koolitus, et nende jaoks on minu need tööriistad kõik nii tuttavad, aga see võib nüüd toimida ka sellise tutvustava siis, kuidas öelda, grupina, et kui sa oled huvitatud, mina sinuga helisen, soovid natukene ikkagi olla minuga ühenduses rohkem ja saada inspiratsiooni, siis see on üks võimalus. Ja järgnevatel
nüüd siin augusti lõpus on mul siis tulemas järgmine siis follow-up kvantumpuhastuse siis kõne meie seal Elustiiliklubis. Ma nüüd olen valmis saamas ka linki selle jaoks, et kui sa tahad seda eelnevat lindistust, mis me seal tegime, see oli peaaegu 3-tunnine sündmus kvantumpuhastustega, saad selle iseseisvalt läbi teha ja siis tulla sellele teisele sündmusele, mis on, kui ma mäletan, 21. august, siis Eesti õhtune aeg. Nii et sellised variandid. Ja nüüd augustikuus, mis ma avan, on nii vanadele kui uutele klientidele sellise eripakkumise kuu, kus on siis võimalus tellida minu Merinatesi siis seanssi, kus me võtame siis need ilusad erinevad merikarbid, viskan need õhku ja siis need, kuidas nad siis langevad, räägivad sinu elu siis soovitusi ja situatsiooni. Siis on selgeltnägemise siis seanss ja tegelikult see ei ole ainult selgeltnägemine, seal on siis ka teised siis võimed võimalus töösse panna. Siis on numeroloogia, aura siis kaasajastamine, aura harmoniseerimine või aura tasakaalustus. Siis on imeline siis võimalus ka proovida kvantumpuhastust üks-ühele, et see on ka väga nagu võimas siis moodus, kuidas toimetada. Nii et seansside võimalusi on palju ja see on siis soodushinnaga, mis isegi Eesti rahakotile peaks olema täiesti siis tehtav. Nii et see on tulemas üles kohe-kohe, nii et kui see tuleb üles, et siis ma panen, need lingid on kõik siis dollarites, et kaardiga saab maksta seal nii edasi, siis saate valida võimaluse ja siis leiame ka kalendris aja. Ja mulle sobivad teie Eesti siis õhtused ajad, minul on need päevased ajad, et siis see on niisugune parim versioon toimetamiseks. Ja seansside ajad on seal 1,5 tunnist kuni tunni, 1,5, 2-3-ni, olenevalt, mis seansi valite. Ja kui keegi soovib näiteks mitu valida, siis saame ka vaadata, mis kombinatsioonid võimalikud on. Nii et selline huvitav, põnev siis uudiste jada minult ja natuke niisugust väärtust ka, kuidas haigustega siis teistmoodi toimetada ja mis siis veel teistmoodi teha. Nii et loodan, et see pakkus sulle inspiratsiooni. Kui sa tead inimesi, kes sellest ka abi saaksid, kindlasti anna teada. Kui siin on vaatajaid, kuulajaid, kes sooviks mind kutsuda ka oma podcastidesse või kuskile klubisse rääkima, praegu küll siis online, aga järgmisel suvel kindlasti olen tulemas ka Eestisse, et siis teha ka juba ettevalmistusi järgmiseks suveks. Nii et imelist toimetamist, aitäh sulle, kui sa jälgid mind, kui olen sinuga toimetanud ja vabandan, et olen olnud natukene omas koopas, aga vahest on sellised asjad vajalikud. Aga nüüd olen siis teisel kujul tagasi, nii et palju alohat, imelist toimetamist ja järgmise kohtumiseni. Mahalo!